Teine pool pimeda ajal sõitmisega ja talvel sõitmisega on üldine nähtavus. Ja siin kehtib selline põhimõte, et liiklejad näevad teineteist erinevalt. Ehk siis kui jalakäija võib kilomeetrite kaugusele näha, et talle läheneb auto ja autotuled paistavad, siis autojuht tegelikult saab jalakäijat märgata ainult nii kaugelt, kui kaugele tema tuled valgustavad. Ja seetõttu on jalakäijal petlik mulje, et ta on nähtav, aga autojuht tegelikult teda ei näe. Ja väga sageli just vigastatute ja hukkunutega liiklusõnnetuste puhul, mis on näiteks videoregistraatoritelt näha, on olukorrad sellised, kus jalakäija teele ilmumise või autojuhi vaatevälja ilmumise hetkest kuni kokkupõrkeni tegelikult autojuht ei jõua midagi teha. Ta on nii-öelda reisija seal autoroolis, sest selle 1 sekundi jooksul, mis ta reageerida jõuaks, on ta juba jalakäijale otsa sõitnud. Ja siin on tähtis, et liiklejad teeks omavahel koostööd. Et jalakäija kindlasti kannaks helkurit, et jalakäija jälgiks seda, et ta ei satu auto liikumistrajektoorile, vajadusel astugu kas või natukene kõrvale, ja autojuht peaks valima ikkagi sellise kiiruse, et olla valmis selleks, et ka tema jaoks ootamatu takistus võib teel olla, sest õhtuks koju tahame me ju kõik jõuda.